Ma tõesti täna olen siin, et teiega jagada sellist mõtisklust, kuhu on põimitud teaduslikud teadmised, iseenda kogemused, inimeste kogemused, mida mina siis läbi uuringute ja varem tehtud uuringute, läbi lugude olen kokku põiminud. Ja tõesti, ma olen komplekssuse teemaga olnud seotud läbi oma teadustöö, mida ma siis eelmisel aastal Tallinna Ülikoolis ka kaitsesin ja uurisin sotsiaaltööd. Minu eriala on sotsiaaltöö läbi kõikide haridusastmete. Ja tõesti, ma täna kutsun siis teid kaasa mõtlema natukene võib-olla sellisel ka teoreetilisemal platvormil. Tänast mõtisklust ette valmistades mulle meenus üks lugu perereisist, mis me võtsime ette kuskil 10 aastat tagasi. Ja me olime just olnud jalutuskäigul linnas, ootasime parklas bussi, et ühiselt siis hotelli tagasi sõita, oli suurem seltskond. Lapsed mängisid seal parklas, seal olid kassipojad, lapsed nügisid üksteist, kukkusid, nii nagu see lastel ikka käib. Ja korraga ütles üks isa oma lapsele, kui sa seda rabelemist ei lõpeta, ma annan sulle vastu lõugu. Ja ma olin seal kõrval. Ja tõsi ta on, ma tegelikult tardusin. See oli mulle nii ootamatu ja ma ei osanudki midagi teha. Rohkem ei ole sellist asja juhtunud, ma olen suutnud reageerida. Siis läks natuke aega edasi seal parklas ja siis juba tundus nagu kohatu midagi öelda. Mis see siis tähendab? Me oleme tegelikult inimestena väga keerulised süsteemid, kui võib nii öelda. Meie eludes või meis endas põimuvad nähtamatu võrgustikuna ju sellised erinevad sündmused, kogemused, erinevad inimesed meie elust, mis panevad meid maailmas teatud viisil käituma või teatud viisil mõtlema. Mina ise olen tulnud lapsepõlvest, kus vägivald oli lubamatu. Isa arutles meiega ka selliste sõnade nagu loll või idioot tähenduste üle, kui me seda vihaosõega üksteisele ütlesime. Võib-olla see oli siis minu jaoks esimene kord, kus ma seisin vägivallale nii lähedal. Võib öelda, et me oleme ju inimestena mõnes mõttes sarnased, kuid siiski väga erinevad. Me tuleme ju igaüks erinevast ajaloost, erinevast lapsepõlvest. Meil on ka siin, ma usun, väga kõrge empaatia, kuid meil on ka palju saladusi, mis meid täna selliseks on kujundanud. Seda kohtumist ette valmistades mulle meenus ka üks lugu asenduskodust, kus ma töötasin pärast ülikooli vanemkasvatajana. Ja ühel õhtul toodi meile lapsed kodust, kus neid oli pekstud. Need olid 3 last, 10-kuune, 2-aastane ja 5-aastane. Ja mul on meeles see 5-aastane poiss, kes teiste lastega kohtudes, ta ainult lõi neid lapsi. Ta hüppas neile selga, peksis, tegi haiget. Me püüdsime talle öelda, et vägivald ei ole hea, nii ei tehta. Aga kuidas saab sellist mõistet mõista laps, kes tuleb ise kodust, kus tema 10-kuusel õel on peas sinikad, tal endal on sinikad, kuidas ta saab aru sellest, et vägivald on lubamatu? Tema maailm koosneb natuke teistest tähendustest. Need filtrid, läbi mille tema maailma vaatab, on hoopis teised. Ja nii on mind juba mõnda aega teinud kirglikuks teema, et lihtsaid lahendusi ei ole. Ja ma tunnen, et lihtsate lahenduste püüdlus on see, mis meid perevägivalla juures ajab hukatusse. Ma pakun siin veel mõned lood. Janne lugu. Need 2 lugu, mida ma korraks teile näitan, pärinevad meie ühisest koostööst heade kolleegidega juba nimetatud ministeeriumitest, politseist, ohvriabist, mida me 2018 aastal ühes Eesti piirkonnas sügavamalt siis ka läbi viisime. Ja mõnda lugu vaatasime natuke tähelepanelikumalt. Ja see on Janne lugu. Politseile anti teada lapse vägivallast enda ema vastu. Ema sõnul on Janne agressiivse käitumisega. Politsei on registreerinud Janne kohta 2 aasta jooksul kokku 82 juhtumit, 8 kriminaalmenetlust, 13 väärteomenetlust. Lastekaitsetöötaja iseloomustab Jannet, et ta on väga tugevalt mõjutatud sellest, mis on tema ümber.
Tal on tekkinud lootusetuse tunne, sellel hetkel töötab temaga kokku väga palju erinevaid spetsialiste. Terapeudid, lastekaitsetöötajad, tugilaspetsialistid, peretugiisikud, psühhiaatrid. Ei saa öelda, et abi ei oleks. Janne sõnul on ta sellest kõigest väsinud. Kui me seda lugu kokku panime erinevatest andmebaasidest saadud info põhjal, avanes meil hoopis teistsugune pilt. Meil tuli nähtavale põlvkonnast põlvkonda kanduv korduv vägivald. Teated perekonna kohta olid politseisse jõudnud juba aastast 2006. Politsei oli saanud teateid alates Janne sünnist. Naabrid olid kutsunud politsei, sest nad kuulsid lapse nuttu, last lüüakse. Ema selgitas, et see on kasvatus. Spetsialistid pöörasid perele tähelepanu. Me saime ka teada seda, et Janne ema ise on vägivalla ohver. Ka tema ema oli tema vastu vägivaldne. Loomulikult on see siin lihtsustatud versioon sellest loost. Siin on palju mitmekihilisust, alkoholi tarvitamist tema elukaaslase poolt, Janne agressiivsust mitmel viisil ema vastu, mis on täna siis juba tagajärg juba toimunud lugudele. Või järgmine lugu. Ei tööta. Nii, tuleb. Gerdi ja Maarika lugu. Ja see lugu räägib sellest, kuidas järk-järgult vägivald läheb karmimaks, nii nagu siin juba need lood meil on näidanud. Ja lugu algab sellest, kus Maarika ema helistab politseisse ja räägib sellest, kuidas tema tütre elukaaslane peksab tema tütart. Politsei läheb pere juurde nädal aega hiljem. Selleks hetkeks on olukord rahunenud, Maarika tunneb häiritust, et politsei ei tulnud varem. Järgmine teade on sellest ajast, kus autos nutvat naist märkab kõrvalt mööda liikuv tervisesportlane, on elukaaslaste vahel sõnelused, kuid öeldakse, et me teeme siin nalja ja kõik rahuneb. Siin on veel mõned lood, kus vägivald eskaleerub, jõuab selleni, kuidas Gert kägistab Maarikat, lubab ära tappa, mees lööb erineval viisil. Ka taas jällegi ema teatab rünnakust oma tütre vastu ja nii erinevaid mitmeid väljakutseid päris lühikese aja jooksul. Me vaatame, et augustis on esimene väljakutse läbi 2017 siis palju erinevaid teateid. See lugu lõpeb sellega, et mees röövib või võtab vabaduse, sõidab autos koos naisega ringi, tekitab raskeid tervisekahjustusi seksuaalvägivalla tagajärjel. Naine satub ohvriabi töötaja juurde, kuid ka sealt kontakt temaga kaob. Me võime nii tuua palju erinevaid lugusid ja see, millest mina tahan täna rääkida, on juhtida tähelepanu sellele, kuidas keerukus, mitmekihilisus nendes lugudes kokku saab. Ma arvan, kes töötavad perevägivalla ja naistevastase vägivallaga, teavad seda. Aga meil on oluline siit võtta kaasa teadmine, et lihtsate lahenduste püüdlus, keskendumine vaid ühtedele lülidele kogu selles loos võib lõppeda katastroofiliste tagajärgedega. Me nägime seda Janne loos, et pinna pealt lapse vägivald ema vastu on jada ajaloost tulnud sündmustest. Me näeme perevägivalla lugudes, kuidas ootamatult kulgevad olukorrad, kus on palju ootamatust ja kogu seda jada, kuhu see võib viia ette näha, on keeruline. See peab olema üks osa meie teadmisest tööst perevägivalla lugudega. Me näeme seda, kuidas ristuvad eri teadmised, eri väärtushinnangud, on harjumused ja traditsioonid, mis just praktikas kokku saavad ja mis teevad selle töö väga väljakutsuvaks. Perevägivald on dünaamiline ja ajas muutuv. Ka justkui teadmised ja samas praktikas, kas me näeme sellist praktilist käitumist. Perevägivalla kahjustav mõju ei tulene sellest üksikust sündmusest, mis on juhtunud, olgu see halvasti öeldud sõna või füüsiline rünnak, see on komplekt intsidente, mis teevad selle välja kannatamatuks ja laastavad erinevatel viisidel. Läbi siis tänase ettekande
või selle mõtiskluse ma tahakski teiega jagada nagu tähendust 3 mõistele, mis on sotsiaalne komplekssus, kompleksne mõtlemine ja transdistsiplinaarsus. Ma usun, et tuttavad, kuid võib-olla korraks hea nende peale veel mõelda. Enne veel, kui nende mõistete juurde minna, ma tahaks kutsuda teid korraks kaasa mõtlema sellele, milliseid mõisteid me üldse lähisuhtevägivalla, perevägivalla või naistevastase vägivalla osas kasutame. Teame ju, et teadmised ja arusaam maailmast luuakse läbi selle, kuidas me räägime, milliseid sõnu kasutame ja mis on nende taustal. Me näeme erinevaid definitsioone ja et olla ühisel platvormil, ma tõin need korraks teile siia nähtavale. Me räägime naistevastasest vägivallast, perevägivallast, soolisest vägivallast, mida me kokku nimetame ka lähisuhtevägivallaks. Naistevastane vägivald on siis igasugune sooline, füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline väärkohtlemata, sõltumata kohast naiste vastu, sellepärast, et nad on naised. Perevägivald, igasugune vägivald perekonnas, sealhulgas ka laste väärkohtlemine ja eakate väärkohtlemine. Sooline vägivald, jällegi vägivald naiste vastu soo tõttu, samas ka seksuaalvägivald poiste vastu või LGBT inimeste vastu. Miks on oluline mõisteid lähemalt vaadata? Mõistete alla paigutub ju võimalus neid inimesi aidata, kes on teatud liigi vägivalla ohvrid. Naistevastase vägivalla ohvreid me peame abistama vastavalt sellele, et mis on nende poolt kogetud vägivald. Ja nii edasi. Aga siia alla paigutuvad ka debatid, mida me ikka jälle kohtame, et mehed justkui kogevad vägivalda sama palju. Et naised ja mehed on justkui võrdselt vägivalla ohvrid. Jah, on uuringuid, mis näitavad justkui sarnast kogemust, kuid kui me vaatame lähemalt, millisel viisil küsiti, me saame aru, et tegelikult uuriti teatud vägivalla liike, võib-olla ainult füüsilist vägivalda, kus ka näiteks paari suhtes üks pool ennast vägivalla eest kaitstes võis vastu lüüa. Öeldakse, et perevägivalda me ei saa vaadata väljapool seda keskkonda, milles see toimub. Ja ma siin toon jällegi mõned sellised vaatenurgad, mida mina olen märganud läbi teadusuuringute ja läbi kogemuse, sest me küsime ju pidevalt endalt, kuidas on ikka nii, et Eesti on endiselt Euroopa riikide hulgas vägivallas esikohal. Pakun teile mõned sellised suuremad narratiivid kaasa mõelda. Me peame nõustuma kõigepealt sellega, et me järjest enam oleme sellises ajastus, mis on järjest mitmekesisem. Ehk siis jällegi jõuame sinna, kus lihtsaid lahendusi, ühekülgseid lahendusi, kõikidele sobivaid lahendusi ei ole. See keskkond, milles me elame, on väga mitmekesine. Inimesed elavad järjest kauem. Me näeme ja kogeme seda, kuidas järjest rohkem inimesi tegelikult elavad juba lapseeast vaimse tervise raskustega. See tähendab ka inimesed, keda me aitame igapäevaelus, on väga mitmekesised. Meil on väga keerulised küsimused, mida me peame lahendama. Me oleme selliste küsimuste ees, kus kas nemad on sama head kui meie, kas need, kes kannavad maski, on ikka sama väärikad või need, kes ei kanna maski, on sama väärikad. Meil on paljud diskussioone, kus kohtuvad meie ja nemad. Me näeme seda erialade vahel, kus on palju vastandumist, üksteisele näpuga näitamist, kes justkui ei tee piisavalt. Ja just sellisel viisil me tegelikult piirame võimalusi inimesi aidata. Öeldakse, et see ajastu, milles me elame, on isegi ülimitmekesine. See tähendab mitmekesisust mitmekesisuse sees. See tähendab, et meil on vägivalla ohvrid, kes on samal ajal ka mingi erivajadusega, nad on samal ajal teisest rahvusest, nad on samal ajal võib-olla teise nahavärviga või otsivad oma seksuaalset identiteeti. See tähendab seda vajadust valmisolekuks abistada väga erinevaid inimesi. Kas me oleme täna selleks valmis? See tähendab, et iga lugu, mida me võib-olla vaatame, on esmapilgul lihtne, kuid süvenedes näeme seal väga suurt mitmekesisust, mis seab väljakutseid. Ehk siis mitmekesisus, ülimitmekesisus on uus normaalsus. Veel mõned sellised narratiivid siis. Ei ole uudis
ja see on üks teema, millest me alati räägime, on püsiv süüdistus ellujääjate suunas. Neil on väga tugev enesestigma, häbi ja piinlikkuse tunne. Kas see vägivald, mida mina kohtan, on ikka nii tõsine, et ma võiksin abi küsida? Paljud uurijad ja teadlased on rääkinud, kuidas selline individualiseeritud vastutuse asetamine inimesele tuleneb sellest neoliberaalsest ühiskonnast, milles me oleme Eestis aastaid oma heaoluteenuseid ka arendanud. Mida see siis tähendab? Tegelikult on neoliberalism majandusteooria ja ma täna siin väga detaili ei lähe, kuid üks, millega neoliberalism on ka siis meie sotsiaalset reaalsust kujundanud, on rõhutamine individuaalsele vastutusele. Me ootame inimestelt, et nad suudaks sõnastada oma eesmärke, et nad suudaksid ise leida oma tee selles väga keerulises ühiskonnas, et nad suudaks võtta vastutust ja otsida abi, kui neil on raske. Et igaüks meist vastutab oma edu ja ebaedu eest. See päädib isegi sellega, et alles eelmisel nädalal ma märkasin, kus üks kirjanik ja joogatreener kirjutades ja kogudes lugusid eakatest meestest kohtas siis seda, kuidas see üks intervjueeritav teda seksuaalselt ründas. Õnneks see lõppes nii, et ta sai sealt minema, aga oma mõtiskluses ta asetas küsimuse iseendale. Kuidas mina oma energiaga kutsun ligi sellised inimesed, kes võiks mind rünnata? Ma korraks räägin teile väikse näitega oma isiklikust elust. Kevadel ma haigestusin koroonasse, minu terve perekond haigestus koroonasse ja see päädis väga tugeva vaimse ja füüsilise kurnatusega, millest ma sain välja ainult 5 nädalat töölt eemas olles. Mul on huvitav, ma reflekteerisin ennast selles kogemuses ja ma märkasin, kuidas ma küsisin endalt, kuidas ma endale seda tekitasin. Mul tundus nagu piinlik, et ma olen vaimselt kurnatud. Ja ma sain aru, et tegelikult ka mina näen vastutust ainult iseendas. Et me oleme nii läbi imbunud tegelikult sellest mõtteviisist, kuidas me vastutame ise ainult oma heaolu eest. Ükskõik, kui ma vaatan neid objektiivsed näitajad, mis mu elus sellel hetkel sattusid, oli see kõik ju reaalne, et ma sellesse olukorda jõudsin. See on komplekt erinevaid keerukusi. See ei tähenda seda, et inimesed ei pea vastutama, vaid et me ei unustaks ära neid inimesi, kes mingil hetkel ei suuda või kellel ei ole võimekust vastutada. Mina õnneks sain kiiresti arstide abi ja loodan, et saan selle osa oma elust jätta minevikku. Ehk siis, kas siin ei või olla vastus sellele, et me näeme vastutust tegelikult väga paljuski laiemalt ühiskonnas inimestes endas? Huvitav tähelepanek, ja ma ei ole seda teaduslikult uurinud, see on mu tähelepanek viimase aja populaarsetest muusikavideodest, kus paneb mind küsima, kas perevägivallal on romantiline pool. Ma olen märganud 3 meesartisti videodes, kus perevägivald on osa justkui sellisest romantilisest suhtest, mis päädib siis kirgliku suudlusega ja leppimisega. Perevägivalla spetsialistidena me teame, et see kirjeldab ju tegelikult perevägivalla ringi. Ja tegelikult niimoodi ju vaikselt me kaotamegi tundlikkuse vägivalla suhtes. Kas see on see, kuidas me näitame noortele inimestele, et aga nii see suhe ju käibki? Väike tüli, taignaga loopimine või jahu pähe valamine, see on ju normaalne, pärast see lõpeb kõik kirglikult. Või näiteks inimesed, kes on sattunud mingis mõttes abisüsteemide keskele, näevad, kui killustatud on tegelikult see abisüsteemide korraldus. Mida keerulisemad on inimeste probleemid, seda rohkem on nende elus erinevaid spetsialiste. Me nägime Janne loost, tal oli kokku ümber 5 spetsialisti. Ja tegelikult seal keskne koordineerija puudus. Laste vaimse tervise teenuste analüüs tõi näiteks välja, et on 99 erinevat vaimse tervise teenust lastele ja 47 teenust nende vanematele. See tähendab väga suurt arvu spetsialiste. Kuidas sealt leida see õige?
Mis see tähendab? See tähendab seda, et inimese kui terviku mõistmine on taandunud. Aga see suurendab sotsiaalset haavatavust ja ühiskonnast eemale jäämist. Ma küsisin endalt kevadel, kuhu ma peaks pöörduma, kui ma tunnen ennast vaimselt kurnatula. Kas on terapeut, on see psühhiaater, psühholoog, kes on see, kes sellel hetkel saab mind kõige paremini aidata? Aga mul on hea sotsiaalne võrgustik. Lisaks on viimasel ajal väga palju ilmunud perevägivalda käsitlevaid artikleid, kus fookus on sellel, kus abi saamine on justkui vedamine ja kui sa satud abisüsteemidesse, see oleks justkui teistkordne vägistamine. Ma olen nõus sellega, et meil on palju inimesi või spetsialiste, kes ei ole nagu engaged või seotud oma erialaga. Nad ei ole kirglikult pühendunud, nad võivad olla kurnatud, väsinud. Kuid nii me kohtame inimesi ka arstide hulgas, politseinike hulgas, kuid me ikkagi kutsume arstiabi, me ikkagi läheme erakorralise meditsiini, kui meil on vaja. Ja ma loodan, et see on järjest kasvav vähemus, kuid me peame alati mõtlema, et sellist artiklit avaldades me anname sõnumi ju kannatajatele. Sa ära mine sinna, sind vägistatakse uuesti. Kas me seda tahame? Ja nii siis see mõtteviis, see ei ole lahendus, see on mõtteviis, kuidas me perevägivallaga saame töötada, on mõeldes nendest kui sotsiaalsetest komplekssüsteemidest. See tähendab, et igas loos on suur hulk mitmekülgselt seotud tegureid, mis moodustavad keeruka terviku ja nähtamatu võrgustiku. See tähendab, et lihtsaid lahendusi ei ole. See tähendab, et me peame igat lugu vaatama kui võimalikku väga mitmekülgselt omavahel seotud teguritega võrgustikku. See, milliseid suhteid me näeme inimeste vahel täna, on ajas muutuv. Inimesed on seotud sisemiselt perekonnas suhetega, nad suhtlevad välise keskkonnaga, teiste perekondadega, loevad ajalehest artikleid, nad on nagu käsnana imenud endale mõtteviisi, et võib-olla mina olen süüdi. Ehk siis seal on interaktsioon paljude erinevate tegurite vahel. Need suhted on mittelineaarsed. Me teame perevägivallaga töös, kuidas kannatanud kipuvad minema tagasi, võib-olla 7-8 korda enne, kui nad jõuavad selle otsuseni. Me teame seda, et siin on ka liblikatiiva efekti sündroom. See tähendab seda, et väikesed muutused võivad tuua kaasa suure katastroofi. Üks vastamata jäänud kõne või üks tõrju silmapilk võib tõrjuda inimesed abist eemale ja see võib lõppeda elukaotusega. Kõikidel süsteemidel on ajalugu, nagu me nägime Janne loost. Ja keerukuse lihtsustamisest ei ole kasu. Üksikute tegurite analüüsist ei ole kasu, et perevägivalla lugu sügavuti mõista. Millega me peame arvestama? Just sellega, et nendes lugudes kohtuvad erinevad väärtushinnangud, erinevad spetsialistid, kes on erinevate harjumustega, tulevad oma erialasest väljaõppest ja me saame jõuda ühise platvormini siis, kui me räägime, kuidas me teatud lugusid mõistame ja mitte ainult ei vaheta infot, vaid tegelikult ka räägime omavahel. Töö inimestega põhineb nende elu uurimisel, et me saaksime neid jõustada, et neil tekiks see võimekus. See tähendab mõttetööd, intuitsiooni, varasemate kogemuste mõtestamist ja spetsialistina pidevat reflektsiooni. Kas see, mis ma täna teen, on parim viis? Kas mul on midagi jäänud tegemata? Need on pidevad professionaalsed küsimused iseendale. Ja see tähendab tööd haavatavasse sattunud inimeste endaga ja ka nende ümbritseva keskkonnaga. Täna me näeme, et see on ka töö on palju individualiseeritud. Vajalik on inimeste juhendamine ja innustamine, erispetsialistide kaasamine. On vaja teistsugust mõtteviisi. On vaja mõtteviisi, mis ühendab ja aktsepteerib seda keerukust, mis ühendab ja ei katkesta. Arvestab seda, et inimeste raskused paigutuvadki erinevatesse eluvaldkondadesse ja mõtteviis, mis püüab vaadata tervikut. Ehk siis läheneb juba teadmisega, et see lugu on keerulisem, kui esmapilgul paistab. Ja see tähendab tööd erialade üleselt. Mitte erialade vahelist ainult,
ja mitte teadmiste vahetamist, ühiste metoodikate ühele pinnale panemist, vaid see tähendab, et me koos erinevate spetsialistidega loome uut teadmist just selle pere jaoks. Paneme oma eriala teadmised kokku ja vaatame, mis siit edasi saab, kuidas siit edasi saab minna. Ehk siis uute teadmiste loomine ühiselt. Täna me näeme, et koos tegutsemine päädib pigem info vahetamisega. Ja tõesti liikuda vastandumiselt, erialade vahelisest vastandumisest ühisele tegutsemisele. Täna on vaja vaadata oma eriala piiridest välja ja otsida uusi lahendusi Eestis, innovatiivseid lahendusi, et me ei oleks kättesaamatud nendele naistele ja tüdrukutele, poistele ja meestele, kes õigel hetkel meie abi vajavad. Kõik. Suur tänu, Airi. Ära lahvalt lahku, küsimusi on laekunud mitmeid. Seniks annan sulle selle kotti, ma panen selle siia, kui tohib. Aga ma esiteks alustaksin võib-olla oma väikse mälestusega, et ma mäletan, ma olin pealtnägijas, kui umbes sinna 2010 meil hakkasid laekuma lood perevägivallast. Naised tulid, ütlesid, et ma olen 27 avaldust teinud mehe vastu ja mitte midagi ei tule. Ja ma mäletan, et seal oli umbes selline aeg 2011, kui justiitsminister oli Kristen Michal või 2010, kui ta kuulutas siis justiitsministeeriumi prioriteediks perevägivallaga tegelemise, mis põhjustas resonantsi, mille tulemusena näiteks Põhja prefektuuris, seal oli kuidagi niimoodi, et aastas oli 800 menetlust algatati ja siis see kasv oli hüppeline seal kuskil 2000 menetlust aastas, eks ju. Mille puhul oli võib-olla tähelepanuväärne see, et ühtepidi justiitsministeerium kuulutas selle prioriteediks, teisipidi suhtlus Siseministeeriumiga, et kuulge, pange mehi juurde, kes võiks neid menetlusi uurida, jäi nagu olematuks. Mida ka siis politsei esile tõstis, et neil oli siis selles resonantsijärgses perioodis igal uurijal umbes 30-40 perevägivalla menetlust käsil. Sellise mahu puhul mulle tundub nagu uskumatu endise kriminaalreporterina, et sa suudad igasse sellesse loosse minna empaatiliselt, tunnetades selle ohvri tõelist valu, eks ju, ja elades talle kaasa niimoodi nagu peab või nagu ootus on, eks ju. Kas täna on olukord paranenud? Kas riik tajub seda, et ühele uurijale ei saa anda 40 perevägivalla kaasust, sest me teame, kui palju neid lugusid täna on kordades rohkem veel võrreldes 2011. aastaga? Ma arvan, et konkreetselt sellele küsimusele, kuidas on täna politseis töö korraldatud, saavad vastata võib-olla minu kolleegid Politsei- ja Piirivalveametist. Aga tõsi ta on, et ootused inimestele, kes spetsialistidele järjest kasvavad. See tähendab ootus sekkuda kiiresti, ootus sekkuda professionaalselt, empaatiliselt, nii nagu siin see kirjeldus oli. Ja siin on see võtmekoht ka selles, et kuidas oma töös neid erinevaid lugusid nagu prioritiseerida. Ehk siis nagu, ma ei tea, võib-olla ma lähen natuke kaugele sellest vastusest, et ma mõtlen sellisel viisil, et kas näiteks suitsetav noormees poes, kes on 15-aastane, vajab sama kiiret tähelepanu kui 10-aastane poiss, kes on sattunud öössel perevägivalla keskele ja helistab sealt 112 ja kutsub abi. Siis on võtmekoht selles, kuidas me ka infot omavahel vahetame, et see spetsialist, kes saab siis selle teate nendest 2 loost, et ta oskab sealt ära märgata, mis on see lugu, kus ma pean tõesti panema osad lood täna korraks kõrvale ja sekkuma sinna kiiresti. Sest ma usun ise, kui ma oleks spetsialist ja ma saaks info sellest 10-aastasest poisist, kes on keset tööd õues, reaalsest elust lugu on -15 kraadi ja ta on T-särgi väel, ta vajab kiiret sellist emotsionaalset tuge, et see sündmus ei jääks seda terveks eluks saatma. Et ma usun spetsialistidena, et meil on see võimalus. Ja tõsi ta on, et meil on spetsialiste vajab igasse valdkonda juurde.
mida ma silmas pidasin, on võib-olla see, et kas me nüüd aja jooksul, 10 aastaga, oleme õppinud märkama ka omaenda spetsialiste, et ka nemad vajavad toetust, kes nende kaasustega tegelevad. Ma usun, et andes neile töötajaid juurde, aega juurde, võimalust lõõgastuda, võimalust vaheldust saada. See peaks olema igas asutuses prioriteet, et vaimne tervis nendel spetsialistel, nende vaimne heaolu on hoitud. Ma usun, et see koroonaaeg näitas meile väga palju seda ja tõstnud vaimse tervise teemad samamoodi prioriteetiks, mis varem võib-olla nii ei ole olnud. Et ta on olnud ikkagi väga stigmatiseeritud ja justkui jällegi vastutus sellele, et otsi ise, tunne ise ära, eks, abi, kui sul on vaja. Et ka siin koroonaaeg, kui me tegelesime inimeste kriisis aitamisega, siis me organiseerisime koos ohvriabiga erinevate asutustes selliseid psühhosotsiaalset heaolu toetavaid vestlusringe, spetsialiste ja see ei olnud alati iseenesest mõistetav, et sinna minnakse. Et see käib tihti kaasas ka ametiga võib-olla, et kui ma olen näiteks politseinik või arst, et kas mul on kohane olla väsinud ja läbi põleda. Et see on nii ühiskonna stigma kui ka see enda stigma, mis on veel nii meist läbi põimunud, et ega see abi pakkumine ja abi vastuvõtmine ei ole alati lihtne. Ka spetsialistidel siis järelikult. Ja. Olgu, küsimusi on ka laekunud päris mitmeid, võtame edetabeli populaarsuse järgi, 3 laiki on saanud küsimus, kui satuksid täna samasse situatsiooni sinna parklasse, siis kuidas sa nüüd käituksid? Mida sa nüüd ütleksid? Sekkuksin. Ja sekkuksin ja räägiksin selle isaga. Küsimus on alati selles niimoodi avalikult sekkudes, et kas sekkumine tuleks teha seal kohe parklas. Kuna me olime samas hotellis, siis võib sekkuda ka hiljem. Sest kui on tegemist inimesega, kellel on võim oluline, siis võib ta sellest sekkumisest ja avalikust häbistamisest tegelikult saada võimu vajadust juurde. Et see avalik häbistamine ei pruugi olla see lahendus, vaid ma kindlasti räägiks. Sest just see poiss võib ju sellest võtta selle kogemuse eluks kaasa, et keegi aitas. Selline küsimus, kuidas võidelda selle vastu, et ühiskond tegelikult ootab lihtsaid lahendusi riigilt? Oi, ma olen selle peale nii palju mõelnud, selle COVID-i aeg ja kõige selle keskel ja tean ka teadlasena või uurijana seda, et see, kui me ütleme, et need ongi komplekssed probleemid, see kedagi ei aita. Aga et selle mõtteviisi juurutamine, et meil on vaja mõelda rohkem tervikumalt inimeste eri valdkondi ühendavalt ja sellest pidevalt rääkida, näidata neid seoseid. Sest mul on endal see kogemus, et kui me räägime inimestega ja toome need seosed nähtavale, näiteks kui oli teemaks abordi keelustamine, lubamine, siis tutvusringkondades me ju nii palju rääkisime sellest ja kui me rääkisime nendest seostest, mis on ühe otsuse taga, siis inimesed saavad aru näiteks. Aga me peame võtma rohkem aega rääkida sügavuti. Üks küsimus veel. Poliitika kujundajana iga päev tööd alustades, mida sa teed, et perevägivalla komplekssusega arvestataks? Mis on peamine viis võimalus selleni jõudmiseks? Üks konkreetne näide. Ma teen koostööd iga päev oma heade kolleegidega teistelt erialadelt. Meil on väga tihe suhtlus. Me arutame läbi kirglikult erinevad teemad, näiteks avaldatud artiklid, millistest vaatenurkadest me peaksime seda vaatama. Projektid, mis me teeme üheskoos, ka konverents on kavandatud üheskoos. Ehk siis me kaasame ja seome erinevaid erialade spetsialiste ühte tegevusse. Ja on kohti, kus me oleme ebaõnnestunud. Igal juhul suur tänu selle ettekande eest, nende vastuste eest. Küsimusi on tegelikult rohkem, aga kuna aeg on meie vaenlane natukene, siis kindlasti ma arvan, et sa näed neid küsimusi ja vajadusel saad nendele küsimustele ka vastata. Igal juhul suur tänu kõigile, kes aktiivselt osalevad. See on ääretult oluline. Airi, veel kord suur tänu!